Mulle meeldis see kõla, mulle meeldis lihtsalt neid nuppe vajutada ja kuidagi ma sain kohe sinna teise maailma minna, mis oli siis minu jaoks väga erakordne. Ja tänu sellele siis oli nii loomulik, et ma hakkan klaverit õppima ja ma näitasin huvi selle vastu üles. Ja ma olin 3 aastat või 4 aastat õppinud klassikalist klaverit ja siis ema küsis mult, et kas ma sooviksin ka džässiga midagi peale hakata. Ja siis mul oligi võimalus minna Jürmo Eespere juurde tundi. Tegelesime 2 džässistandardiga ja ma olin lihtsalt lummatud sellest, et mis võimalused seal on, mismoodi üldse kuulata ja vaadata seda muusikat. Ja see oli siis moment, kus ma teadsin, et ma tahan saada džässmuusikuks ja džässpianistiks. Hea muusika minu jaoks on esiteks, nagu ma rääkisin, see vahetu energia. Ma peaksin mainima, et minu lemmikplaat juba minu teada 12 aastat on olnud Chick Corea Friend. See on selline erakordne muusika ja energia, mida ma lihtsalt ei oska kirjeldada. Seda peab inimene ise kogema. See muusika täiesti teisest maailmast ja see lihtsalt, kui täpne kõik on, kui palju uut materjali, mis energia, millised kompositsioonid. Noore džässitalendi auhinda, ma usun, on vaja igal noorel muusikul ja see on üpris hea vahend selleks, et saada kontserte, saada tunnustust ning lindistada siis tasuta plaat. Ja ma arvan, et Eesti muusikul on üpris vajalik esineda niisugusel festivalil nagu Jazzcar, kuna see on maailmastaabis väga suur džässifestival ja olla nii-öelda ühes kavas nii suurte nimedega, nagu läbi aastate Jazzcarel on olnud. Esinen Heiko Remmeliga ja Kaspar Kalustega. Et Heiko Remmel on loomulikult minu üks kõige lemmikumaid bassimängijaid maailmas, kuna lihtsalt see kontakt ja musitseerimis nii-öelda avarus ja võimalus, see nii utoopiline, et kõik asjad, mis me teeme koos ja nii-öelda tõeline musikaalne vend mulle. Ja loomulikult Kasparit ma tunnen ka aastaid. Olen alati tahtnud temaga koos mängida ja just niisuguses trio koosseisus. Et ma arvan, et praegune kontsert, see on hea võimalus selleks. Ja esitan ühe džässistandardi, mida ma natukene mudin ja teen ümber, arranžeerin ja esitan ka ühe enda loo.